Ma ei tea, ikkagi ma ei saa vastu panna sellele vajadusele teha üks teaduslik uurimus ja enda peal katsetada seda, et mismoodi see tõuk ikkagi tegelikult maitseb. Ma ei usu, et ta väga maitsev on, aga no, maitsta tuleb ja. Natukene magus isegi. Ja siis see kest on niisugune nagu sitke. Aga see, mis seest välja tuleb, see on niisugune magus, mõnus plöga. Selline saago maitse, muide. Ta on ju tegelikult saagovorst. Ta ei ole mitte midagi muud. Läks. Aga õhtul võib-olla on parem, kui ta on restinud. Aga täiesti sööda. Kui metsa sügavuses elava Pai pere juurest lahkume, siis teel džunglist välja leiame veel ühe üksilduses elava metsakorovai pere. Siin on igapäevaesemete seas näha juba natukene ka rauast asju, näiteks võsakirvest, aga muidu elatakse ikka nagu esiisade kombel. Läheme pereisa Ooni ja ta naisega metsa, et õppida veel juurde korovaide ürgseid metsaoskusi. Ooni naine leidis selle maitsva ritsika, esimene lehab tänasel päeval.